kas see nagu jahutab ka samal ajal, kui sa loed midagi eriti nagu siukest ärritavat ja üles kütvat? Ja sellega saab ka visata inimesi niimoodi, et inimene saab sellega vastu pead ja siis see lendab tagasi nagu bumerang. Okei. Ma arvan, et Apple'ist me jõuame veel rääkida nende uutest lahendustest ja leiutistest, aga ma ei tea, hakkame lihtsalt saatega pihta. Ma arvan, et see on nagu kõige targem. Muidu me ei saagi sellega kunagi alustatud. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid, kes hakkavad saama 7 aastat vanaks. 7 aastat vanaks. Ma ei tea, miks sa seda pidid mingisuguse Pervo vanamehe nagu häälega tegema, siuke nagu, kas te teate, kust lapsed tulevad? Siuke nagu, sa läksid kuidagi väga imelikuks, väga ruttu. No ma olen alati arvanud, et see siin on safe space ja siin võib igaüks olla see, kes ta päriselt on. Miks sa seda arvad, sa oled minu kodus? Ma olen valesti aru saanud. Sa pead käituma nagu külaline, olema viks ja viisakas ja... Sorry, et ma ei teadnud, et Pervo vanamehed ei tohi tulla su koju nagu. Palun vabandust, et ma valesti aru sain. Mul ei ole otseselt seda reeglit kunagi olnud, aga nüüd, kui sa seda mainid, siis tõesti, jah, ma tahaks, et Pervod vanamehed ei tuleks minu koju. Nendel ei ole siin väga kohta. Okei. No, ma vabandan. Me saame tõesti 7 aastat vanaks ja seda on isegi teatud mõttes nagu keeruline kuidagi internaliseerida, et see saade ja selle tegemine on kestnud nüüd juba kohe 7 aastat. Aga selleks, et see internaliseerimine kuidagi libedamalt läheks, on meil vaja ikkagi meie sõprade, meie kuulajate abi ja abistada saab meid sünnipäevapeol, meie sünnipäeva laivil, mis toimub sel aastal, kus... Tartu Elektriteatris. Elektriteatris. Oluliselt nagu lähemal sellele kuupäevale, mis meie päris sünnipäeva kuupäev on, sest eelmine aasta me tegime sünnipäeva novembris. Jaa, mis on okei iseenesest. See on okei, aga seekord me oleme umbes nagu circa nädala täpsusega nagu oma sünnipäeva päevale nagu saame pihta. Jaa, nii et kavas on see, mis ikka harilikult meil sünnipäeval kavas on olnud, ehk siis salvestame mitte Ivo kodus, kus perverssed vanamehed, perverssed vanamehed ei ole oodatud, vaid avalikus kohas, kuhu võib iga pervert ilmuda, kui tal on vaba aega. Võib-olla Tartu Elektriteatril on omad reeglid selles osas, kes nagu kas perverdid vanamehed on lubatud, aga samas, kui nad käituvad nagu normaalselt ja ei tekita kellelegi probleeme. Ma nii optimistlik ei oleks, sest et see on tasuta üritus ja kui sa oled mõnel tasuta üritusel käinud, Ivo, siis need on perverdimagnetid ja muude ühiskonna heidikute magnetid. Perverdimagnet. Selle suve perverdimagnet. Popkulturistide 7. sünnipäev Tartus Elektriteatris. Mis kuupäeval? 30. juunil kell 7. Kuidas oli? Mitmendal? 30. juunil. 30. juunil. 30. juunil algusega kell 7. Jäi meelde. 7 õhtul. See on oluline täpsustus. Ja Tartu Elektriteatris 30. kuidas oli? Juunil. Täpselt, kell 7 õhtul. Täpselt, nii ongi. Nii et kui praegu ei viitsinud märkmikusse kirja panna, siis on võimalik Facebookis eventi attendida. Jah, täpselt. Ja kui Facebooki ei taha minna, siis ma ei oskagi nagu aidata. Selles suhtes kirjutage üles ja tulge kohale, et ma loodan, et te leiate selle aja, et reede õhtul tulla ja meiega tähistada olla. Me peame väga hoolikalt veel mõtlema selle peale, mida kõike põnevat seal teha ja kuidas seda sisustada. Ma pean tunnistama, et me oleme kohutavalt halvad koostööpartnerid olnud. Meiega on Elektriteatris tegelikult juba pool aastat umbes suhelnud üks Elo, kes on ääretult tore ja väga abivalmis ja väga kannatlik olnud meiega, sellepärast, et ta kirjutab meile väga mõistlike soovidega ja siis me mitu kuud ei vasta. Vähemalt minu kogemus tundub olevat praegu või minu mälestus sellest protsessist tundub olevat selline, et me oleme tõesti kohutavad
kohutavad koostööpartnerid olnud, aga Elektriteatri korraldustiim või vähemasti Elo ei ole meiega nagu alla andnud ja ma olen talle väga tänulik selle eest. Ja mina samuti, aitäh Elo ja kallid kuulajad, kohtume sünnipäevapeol 30. juunil kell 7 Tartus Elektriteatris. Me peaksime rääkima natukene sellest plakati tegemise protsessist, kas see oli päris naljakas? Ma loodan, et teie meie kuulajatena tegelikult seda saadet kuulates olete ehk juba plakatit kuskilt sotsiaalmeediast näinud, me oleme üritanud seda igale poole plasterdada nüüd. On see eestikeelne sõna plasterdamine, plaster around? Ei, pole kuulnud, et keegi niimoodi ütleks, aga või õigupoolest nüüd olen. Plakatit plasterdatakse mööda linna ringi, ei ole? Okei. Ühesõnaga, me oleme seda püüdnud sotsiaalmeedias igal pool jagada. Mis igal pool? Me panime Facebooki lihtsalt. Aga ma eeldan, et siis selleks hetkeks, kui see saade on nagu, laiali jaotatud, et sina jagad ja mina jagan ja meil on tegelikult ka Instagram näiteks, mida tead, mis vaatame, kui palju meid Instagramis jälgib. See on see rubriik, kus me nagu arutame saate tegemise köögi poolt saate meil on üks follow juurde tulnud praegu, ma vaatan. No väga hea. Ma arvan, et Instagram oleks näiteks väga hea koht, kuhu neid... Justin Bieber Fever on kasutaja nimi. Ohoo. Et see on hea koht, kuhu neid meie saadete kaanepilte postitada näiteks. Saate kirjeldusega koos. Võibolla. Miks mitte? Viimane postitus meie Instagramis on 18. september 2022. See on siis see, et me teeme 27. september live-salvestust Popkulturistid 6 Beat Me Boy. See ei olnudki novembris, oli septembris. Kuule, võib-olla siis on ikkagi, võib-olla Instagram on ikkagi meie siuke sünnipäevapeo väljahõikamise kanal. Ja eelmine postitus sellest on 10. juuli 2020, kus me räägime oma sünnipäeva laivist. Näed. Siis võib-olla ei maksa lörtsida seda feedi seal mingite muude siin tundub olevat väga ühtne liin juba mitu aastat. Ja see liin on, et me ei postita Instagram. Ja paneme 100 välja niimoodi, et ainult sünnipäeva postitused on. Et 100 aastaseks või? See on iseenesest väga ambitsioonikas. Popkulturistid 100. Aga me tahtsime teha uut pilti meie saate jaoks, sest me tundsime, et 7-aastane saade on juba piisavalt küps, et omada uut saatepilti. See saatepilt tuleb nüüd küll mitte sellele osale veel, aga siis meie järgmisele sünnipäeva eriosale tuleb siis juba nagu tähistame uue saate kaanepildiga ja tegime ka plakati siis sellele sünnipäeva laivile ja otsustasime, et me tahtsime, et kui me eelmisel pildil tegime järgi sellist filmi plakatit nagu Lethal Weapon, siis seekord me otsustasime Fight Clubi kasuks, millel on meie saates ja eriti veel sinu südames väga oluline koht. Vastab tõele, jah. Ja väga veenev oli. Tulemus on väga veenev. Kas tulemus on veenev või protsess oli väga veenev? Protsess oli eriti veenev, sest et meil oli abiks Henno Luts, meie, kuidas öelda, mitte rivaal podcastist, vaid sõber podcastist. Ei saa aru. Ma ei öelnud niisama praegu, et ei saa aru, vaid saate nimi on Ei saa aru, mida Henno veab koos oma kaassaatejuhiga, nii et Henno tuli oma uhke uue kaameraga ja tegi nii häid pilte, et ma kohe hakkasin mõtlema, et mis kaamera see selline on. Et kaamera teeb pilte? No muidugi Henno fotograafi silm oli see, mis need õiged nurgad tabas ja need õiged hetked muidugi. Selles mõttes see kaamera ikkagi ise päris kõik ära ei teinud, aga väga, väga ilusad kaadrid tulid sealt kõik. Nii et silmailu ka kallitele kuulajatele, kes te muidu eriti mingit visuaalset stimulatsiooni sellest saatest ei saa. Nüüd siis natuke saate selle posteri näol. Seda me kindlasti juba jagame. Mulle ka õudselt meeldib, kuidas see välja tuli. Me olime mingisugusel sellisel imelikul ettekujutusel, et see on võimalik kuidagi ühe fotoga nagu ära teha. Aga kui seda Fight Clubi originaalpostrit niimoodi lähemalt hakata vaatlema, siis tuleb välja, et see on päris mitmest kihist kokku pandud ja siis me ka mässasime siin kõvasti, et see ära teha. Meil oli abiks meie peaprodutsent Adele, kes väga palju väga
kasulikke ja abistavaid nõuandeid andis selles osas, kuidas teda pildistada ja juurde lisada sinna plakatile. Aga noh, ta lõpuks isegi veendus, et peaprodutsent on pigem see telgitagune inimene, kes siis hiljem nagu kõik asjad paika paneb ja meie klounidena oleme siis pigem esiplaanil. Ja Adelelt siis küsime ka mingi hetk luba, et kas Henno võib tulla meie saatesse külla. Seda peame ka küsima ja siis ta saab ise rääkida, kui tore meiega pildistada oli või vastupidi, kui väsitav ja kohutav kogemus see oli. Et võt sellised lood on vahepeal siin juhtunud. Me oleme käinud koos ja teinud midagi, mis ei olegi saate salvestamine olnud, mis on pigem meie elus, ma ütleks, rariteetne. Jaa. Aga siis tulge peole, see oleks nii tore. Pervidest vanameestest rääkides, kas sa oled kuulnud midagi Till Lindemannist viimasel ajal? Tähendab, keegi postitas Facebooki, et Delfi kirjutab juba teist korda, ma ei mäleta, kas sel päeval või Kristo Rajasaare, see oli Kroonika. Jah, et Delfi Kroonika postitab juba teist korda sel nädalal, oli nii või? Umbes nii. Teemal, et Till on nümfomaan. Ja siis ma ei süvenenud rohkem. Et sa seda nagu muud taustalugu seal ei ole? Ma pean tunnistama, et nüüd järgneb nagu vestlus nagu natukene rumalalt positsioonilt, sest ka mina olen vaid üksikuid ajaleheartikleid sellel teemal uurinud, aga need süüdistused, ma saan aru, on ikkagi küllaltki tõsised, et mind natukene nagu on häirinud see käsitlus, mis selle ümber käib, et rockstaaril ongi kõik lubatud justkui, et need nii-öelda grupid, kes käivad seal backstage'is, et see ongi nagu normaalsuse osa, aga millest ma olen aru saanud ikkagi, et siin on nagu natukene ka sellist asja, et kus inimesed, kes ei ole soovinud temaga intiimsetesse olukordadesse sattuda, on sinna siiski surutud ja sunnitud ja vastu nende tahtmist viidud, nii et mul on hetkel nagu väga sügav nagu selline moraalne kriis, et enne kui ma sellest kõigest nagu natukene targemaks saan, siis nüüd ma praegu tunnen, et mul ei ole enam okei Rammsteini kuulata näiteks. Okei, et siis uus süke muusikamaailma raputav skandaal. Ma ei tea, vaata see ongi see, et nagu natukene keeruline on veel öelda, kui palju sealt on mingisugust nagu tõde, kui palju sellest on nagu välja mõeldud, kui palju on näiteks kas või selle bändi või Till Lindemanni enda kuidagi nagu ründamine või ma ei tea, temalt mingisuguse raha ootamine või eeldamine. Aga samas ei üllataks mind ka absoluutselt, et seal ikkagi on taga päris tõsised lood ärakasutamisest ja sellisel juhul ma ei saaks seda, minu jaoks nagu siis ei ole kuidagi okei öelda, et rockstaarid ongi sellised, et see nagu ei ole päriselt okei. Et ma võtaks seda ikkagi üsna tõsiselt. Sa ütlesid, et see ei üllata sind, kas sa oled varem kuulnud midagi, mis just nagu juba vihjas mingi sellise reaalsuse poole? Ei lihtsalt seda, et võimupositsioonil inimesed nagu kasutavad ära inimesi, kellel seda võimu ei ole enda mingi heaolu nimel, et seda ikkagi elus ju vahel juhtub. Et selles suhtes ei üllataks. Mul ei ole varasemalt küll olnud ühtegi põhjust eeldada või aimata, et Rammsteinis keegi on kuidagi teiste vastu halb või halvasti käitunud. Nad on pigem mulle just vastupidi jätnud väga selliste intelligentsete ja toredate inimeste mulje, mis tõttu ongi sellist asja nagu väga kummastav lugeda, aga nagu ma tean, siis need nii-öelda row zero, millest on hästi palju seal juttu olnud, et on see nii-öelda row zero nende kontserditel, kuhu siis kontserdi mingisugune nagu projektijuht seal käib ja valib välja siis kõige nagu sobilikumad võimalikult nappides riietes noored naisterahvad, keda siis Till Lindemann isiklikult nagu hindab veel piltide ja videode järgi, et kas nad sinna sobivad ja kes võiksid siis hiljem backstage'i tulla temaga aega veetma. Et seal on nagu sellised lood käinud ja seda on tõesti nagu ka olnud nendel kontserditel näha, et seal on see Row Zero ja seal on need fännid ja et seal on mingi vouching ja valimisprotsess, kus mida ma ei eeldanud, et Till Lindemann isiklikult seal
osaleb, aga noh, siis väidetavalt siis osaleb. Ja no ma ütlen, et see lugu, noh, nagu kui seda lugeda lihtsalt, et rockstarid magavad fännidega, siis see kõlab nagu suhteliselt siuke lugu, mida on 50 aastat räägitud või 60 aastat. Aga kui nagu hakata vaatama, mis seal nagu taga on, siis see hakkab muutuma järjest nagu veidramaks ja kahtlasemaks ja kohati nagu selliseks pervad vanamehed nagu looks. Näed siis. Jah. Mul on täna siuke, see energiatase, millega see stuudiosse oled tulnud, on nagu uskumatu. See nagu pooleldi lamad mu voodis. ja ütled vahele siukseid nagu abistavaid kommentaare. Jutumärkides abistavaid. Ma mõtlesin täna jooksma minna. Päriselt? Aga kuna me salvestame, siis ma ei läinud. Jooksmisest rääkides. No. Ma pean seda saadet ise sisustama. Ei pea, võta hoogu maha. Sa ei pea mitte midagi tegema. Okay. Mida sa tahad rääkida jooksmisega seoses? Ei, ma mõtlesin, et ma nüüd ei tee mõnda aega midagi. Okei. Ei, ma mõtlesin, et me räägime sellest Apple'i nendest suusaprillidest. Me jõuame selleni, issand, meil on veel, ma ei tea, tund aega. Okei. Enne kui sa mu välja viskatsid. Ei no enne kui... vaata, tavaliselt ei tee nii pikki saateid, ei tee üle 1,5 tunni. Me oleme ükskord 3 tundi teinud, üle 3 tunni, see oli kõigile väga väsitav kogemus, eriti meie peaprodutsendile, kes su peale karjuma tuli. Millal ta tuli karjuma? Siis, kui me tegime üle 3 tunni saadet, et ta tahtis magama minna. Ta vist midagi, jah. See oli see sünnipäeva laiv. Tuli, ütles, jah, kurjalt. Ja. Aga no see ongi peaprotsendi töö ju kurjustada, siis kui minnakse üle piiri. Jah. Ei, ma tahaks väga kuulda, mis sa tahtsid jooksmisega seoses rääkida. Kas sa ümber selle Raku järve juba jooksid või? Ei ole jooksnud, sellest ma tahtsingi rääkida. Okay. Räägi sellest, see on põnev. Ma eeldan, et ma saan selle saate lindistus üles homme. Okay. Ma täna on kolmapäev, homme on neljapäev, kui see on neljapäeval üleval, siis ma olen oma asjadega hakkama saanud. Noh, väga äge. Ma võtan vett seni, kuni sa hakkad rääkima jooksmisega. Aga ma kuulen sind. Hästi. Sa pead vaatama, mul on kõik puhtad klaasid on seal nõudepesumasinast, kapis ei ole praegu. Ja see, mis mu seal counteril toimub, see segadus on piinlik. Seda ma ei vaata. Aga jaa, ma korraldan jooksu ümber Raku järve, mis on nagu veider kontekst, sellepärast, et see mõte üldse, et mina korraldan jooksu on väga võõras mõte. Aga üks päev ma lihtsalt kuidagi tegin mingi lolli nalja Twitteris, lolli nalja Instagramis sellega, et ma panin üles postituse endast jõusaalis ja siis sinna juurde laused, et saaks pruuniks 2. juuniks, mis on ilmselgelt nagu see nalja koht, et nagu jõusaalis tavaliselt ei saada pruuniks, jõusaalis saadakse fitiks ja selle peale siis ka Henno Luts, kellest me siin saates juba korra rääkinud oleme, kirjutas, et ma olen valesti aru saanud, et jõusaalis saab ainult fitiks ja siis ma temaga rääkides mõtlesin, et huvitav, et mis oleks nagu hea riim, et vaata pruuniks 2. juuniks, et see on nagu hea, et leiaks mingi ajalise asja, et mida siduda siis fitiks saamisega, et saaks ka nagu sellised, pruuniks 2. juuniks on selles mõttes ka naljakas, et Eestis, palju õnne, pruuniks 2. juuniks, sa ei saa, siin ei ole päikest. Kui sa just ei ole mina. Või sina oled nagu loomulikult kogu aeg, eks ole, pruun. Ma olin juba novembris pruun. Jah, nii et sa võid saada pruuniks 2. juuniks, aga kas sa saad fitiks, litiks? Ühesõnaga me jõudsime arusaamale, et see nii-öelda siis see riim võiks olla fit for lit, et siis kui Jaani lõkke lititakse, nii-öelda süüdatakse, et siis sa oled fit. Et see võiks olla nagu selline parem siuke suvine eesmärk, eks ole, et üks on see pruuniks saamine, et päevituda, aga teine võiks olla, et kui sa tahad nagu keskenduda sellele fitiks saamisele, et siis miks mitte teha seda jaanipäevaks. Ja nii sündiski kampaania Fit for Lit. Fit for Lit. Okay. Mida saab väljendada emotikonidega, vaata üks on see, kus on see nagu muskli ma rusikas. Ma mõtlesin, miks Henno siukse sõnumi saatis. Muskli rusikas, siis on 4 ja siis on nagu see leek, see litt, vaata, nagu see lõke. Ei, ta saatis sõnumi, kus oli see muskel ja siis see nool sõitis leekidesse. 4 oli see.
see oli 4 või? Jah. Aga see oli nool. See oli 4. Ma kontrollin. Vaata üle. Ja siis Henno abikaasa Liisa kirjutas, et tahaks nagu ühis mingit tegevust ja pakkus välja, et võiks joosta ümber Raku järve, mille peale siis me olemegi nüüd loonud sellise asja nagu Fit for Lit ühisjooks ümber Raku järve. Wow. See on circa 9 kilomeetrit pikk. Vaata, see ei ole 4, see on nool, mis niimoodi nagu palli peale joonistatud midagi on valesti pall selle pöörleb. tunne. Seda peab hiljem kontrollima üle. Võib-olla Henno telefon on rikkis. Aga kõik meie kuulajad, kes on huvitunud meiega koos jooksmisest ja kes tunnevad, et 9 kilomeetrit on neile paras distants, mina seda ei tunne, ma vaevu suudan nüüd 6 joosta. Aga ma arvan, et ma võtan niimoodi rahulikult ja vaikselt, et saab hakkama. Et võivad meiega liituda sellel pühapäeval 11. juunil kell 11 Raku järve ääres. Sellest on ka Facebooki event. Okei, väga huvitav. Ma ei teadnud, et see on sinu kaldkriips teie algatus. Ma arvasin, et see on mingi juba varasemalt traditsiooniks saanud mingisugune Raku järve jooks, millest ma polnud varem teadlik. Aga ta võib olla, järgmine aasta ta juba on. See on Fit for Lit ühisjooks ja ka järgmine aasta tuleb jaanipäevaks saada fitiks. Fit for Lit, vaat see on hea. See on hea. Minu mõelest ka. See võiks olla järgmine nagu pruuniks 2. juuniks, sest jällegi Eestis, päikest ei ole, mida sa siin pruunistud? Okei. Ma kahtlen, kas ma tulen, ma kardan joosta siiamaani. Sa kardad joosta, kas sinu selles fitness pooles ei ole tekkinud siis sellist nagu tunne, et sa käid jõudu tegemas, lihtsalt raskusi tõstmas, sa ei ole üldse seda jooksmise poolt nagu vaadanud? No ma jooksin väga hea meelega ja üsna pühendunult, kuni ma väänasin jala niimoodi välja Inglismaal, et ma arvasin, et mul tuleb jala lava küljest ära ja siis ma pärast seda pole julgenud joosta. Sest et mul pole kunagi nii ränka jala väänamist olnud veel. See oli päris rets, jah. Ma arvan, et ma toibusin sellest kauem kui aasta. Aga räägi sellest, ma tulen endale ka vett. Okei. No mõtlesin, et teen rasket tööd, töötan näitlejatega päevast päeva, kogu aeg lavastan, et vahepeal on vaja hoida end ka vormis ja teha asju, mis viivad mõtteid mujale ja annavad võimaluse olla väljas, näha linna. Ma elasin siis Brightoni nimelises linnas Lõuna-Inglismaal, kes ei ole käinud, soovitan väga. Öeldakse, et selline on toodud selliseid võrdlusi San Franciscoga isegi, sest et on ka siuke niimoodi natuke mägine, ütleme nii, kuigi mägi on palju öeldud, aga kas need on inglased, kes on toonud seda võrdlust, et meie see isegi nagu mitte inglased, lihtsalt inimesed, kes nagu on käinud seal ja kes on võib-olla käinud ka San Franciscos, on vahel see kõlab loogiliselt. Nagu San Francisco. Ja selle koha pealt ka sarnane San Franciscoga, et seal on kodutuid väga palju, et Brighton on Inglismaal kodutute arvu poolest teisel kohal. Ma eeldan, et esikohal on London, aga võib-olla ei ole London. Ühesõnaga, aga jaa, selline nagu vabameelne, selline veidrike ja avatud meelega inimeste ja kunstnike linn. Ja seal ma siis jooksin. Ma tahtsin tõmmata käima ennast ja panin Busta Rhymesi seni viimaseks jäänud albumi Extinction Level Event 2 mängima kõrvaklappides ja jooksin siis seal mäest üles alla ja tulin läbi pargi tagasi, pime oli ja siis kui ma pargis olin ületanud sellise väikse jalakäijate sillakese, siis järsku käis siuke krõks ja mul läks silmest valgeks korraks lausa, sest et nagu see oli mingi nii suur valu, et ma isegi nagu, et see isegi ei registreerunud esimesel hetkel. Lihtsalt aju sai aru, et nüüd juhtus midagi väga halba. ja siis tuli see valu ja siis ma ei saanud enam ühtegi sammu kõndida isegi kohe pärast seda jõnksu.
tuigerdasin seal, natuke proovisin teha nägu, et ma veel jooksen ja nii, sest et mingid inimesed kõndisid seal ja ma tahtsin jätta muljet, et midagi hullu pole juhtunud. kõik on korras. kõik on korras, aga tegelikult ma liikusin nagu zombi, mis ilmselt tundus tegelikult ekstra hirmus, on ju. Inimestel on üldiselt jah mingid hirmud zombidega. ja millest ma ei saa aru tegelikult. Aga tegelikult ma saan, ma lihtsalt ütlesin seda selleks, et nalja visata. Good work. Aitäh. No vot, see on mu jala väänamise lugu. Põhimõtteliselt järgmine päev oli juba nii valus, et kui ma üritasin toetada jala peale, siis mul läks süda pahaks. See oli ka selline uus kogemus. Mul ei ole varem olnud sellist valu, mis ajaks iiveldama. Ja ma arvasin, et peab ikka mingisuguse, ma ei tea, kui mitte lahase, siis vähemalt mingisuguse sideme või mingisuguse nagu jalalaba mu ülejäänud jala küljes hoidva mingisuguse suka sisse panema või mingi toe sisse panema, aga ma ei tea, ei pidanud. Arst ütles, et hakka lihtsalt kõndima nii pea kui võimalik, et see on ainus asi, mis nagu taastab seda sidekudet seal ja You can walk now, you're healed. Et päriselt ma arvasin, et ma saan endale kargud või mingi jalutuskepi või midagi, aga ei antud mitte midagi, öelda, et lihtsalt sa pead lihtsalt ise kõndima nagu, et sa pead kõndima nii palju kui võimalik ja nii, ainult nii see üle lähebki, sest et muidu jalg ei taastu, muidu sa lihtsalt nagu lükkad edasi seda taastumist põhimõtteliselt. Nii et okay. Aga pärast seda ma ei ole julgenud joosta. Aga ma arvan, et nagu Fit for Lit ühisjooks ümber Raku järve võiks olla see hetk, kus sa nagu taas liitud selle, et sa ületad selle hirmu. Ja mul on üle 2 aasta möödas viimasest jooksest. Sest nagu vaata, ka see on nagu see arst ütles, vaata, kui sa ei kõnni, siis sa ei taastu. Samamoodi on, kui sa ei jookse, et siis sa ei jooksegi, kui sa ei jookse. Ma tegelikult, see kõlab väga toredalt, sest et ausalt olles selline inimene, kes on eluaeg vihanud jooksmist, aga siis õppis seda armastama, on mul tegelikult kahju, et jooksmine mu elust kadus. Su kutse kõlab kutsuvalt. See on nii huvitav tegelikult, ka mina ei ole kunagi nagu jooksmisega seda rahu suutnud varem teha ja nüüd see aasta eriti, ka tegelikult eelmise aasta lõpus ma juba rohkem eelmisel suvel ikkagi käisin jooksmas, aga praegu nüüd ma olen esimest korda jõudnud sinna, kus ma nagu tõesti naudin jooksmist ja tunnen, et ma tahan minna. Ja see on nii veider, sest ma mõtlen, nagu ma isegi kardan, et sellist kaob ära üks hetk, kuigi mul ei ole ühtegi otsest põhjust nagu karta, et see kaob ära, aga jah, ma just siin alles hiljuti jooksin esimest korda 5 kilomeetrit niimoodi, et ma lihtsalt nagu jooksingi 5 kilomeetrit, mis tundub mulle nagu absurdne, ma jällegi ei ole seda kunagi varem elus suutnud teha ja nüüd ma tunnen kuidagi sellist nagu palju rohkem jõudu ja jaksu ja see annab nii palju juurde, et see on hästi veider tunne, ma ise ka, ma ei oskagi seda nagu kuidagi sisse võtta praegu, et see on juhtunud minu elus. See tundub nii vastupidine kõigele, millesse ma olen uskunud terve elu. Aga jooksmine tõesti on väga mõnus olnud. Nii et Fit for Lit ühisjooks 11. juunil saate tulla enne, kui te popkulturiste kuulama tulete, enne jaanituld ja ka olla ise lähemal oma kulturismi unistustele. Saab teha sellise eelsoojenduse sünnipäevapeole. Ma tahtsin ühte asja veel lisada, miks mulle jooksmine meeldis ja miks mul on kahju, et see pole enam osa mu elust. Mulle meeldis joosta kohtades, ühesõnaga, mulle meeldis näiteks kui ma reisisin, siis mulle meeldis selles võõras linnas minna jooksma, sest et see avas mu jaoks selle antud linna, kus ma parasjagu olin. Ma olen millegipärast siuke inimene, kellele tegelikult jalutamine ei paku eriti midagi. Ma ei ole siuke inimene, kes väga paljud inimesed on siuksed, et nii mõnus õhk on väljas ja kuidagi nagu, ma ei tea, ilus valgus, lähen jalutan. Ma tean, et sina käid jalutamas ja käid pilte tegemas ja vahel kutsud inimesi kaasa endaga jalutama ja nii. Et see ka näiteks on siuke asi, mida ma mitte kunagi ei tee, aga jooksmine oli siuke asi, mis nagu tundus mulle nagu siuke mõnus viis, kuidas ikkagi nagu liikuda väljas ringi ja minna nagu ekslema.
aga see ma ei tea, millegipärast see jooksutempo või kuidagi see jooksmise tegevus ise, see nagu tegi selle võõras kohas ringi liikumise mu jaoks mugavamaks. Et ma tundsin nagu, et ma kuidagi nagu liigun mingis mõnusas tempos ja kuidagi kohanen paremini siis selle keskkonnaga ka, et kui ma juba näiteks teine ja kolmas kord läksin jooksma, siis juba tekkis siuke tunne, et nüüd mul on siin juba mingi oma siuke trajektoor, mida mööda ma lähen ja see tänavanurk on juba tuttav ja see kallak siin on juba tuttav ja nii. Et see oli siuke tore viis, kuidas tutvuda paikadega. Jah, ma ei ole seda ise kunagi teinud, et ma läheks nagu reisil olles jooksma, aga tõesti ma mõtlen selle peale järjest rohkem, et kui ma satun rohkem reisima, siis ma tahaks seda teha. Muidugi mulle meeldib tõesti jalutada ka palju. Ma olen seda viimasel ajal vähem tegema hakanud, aga ma just vaatasingi, et täna ma olen näiteks 13 kilomeetrit oma kella järgi jalutanud. Nii et seda ikka nagu tuleb oma jagu ette. Aga jaa, oled väga oodatud pühapäeval liituma meie ühisjooksuga ja ka kõik teised meie kuulajad on, nii et Yeah. Apple. Kas sa läheksid Raku järve jooksule Fit for Lit Apple'i $3500 suusaprillidega, kui sul oleks võimalus? Ei. Küll aga mulle õudselt meeldis see uus 15-toline MacBook Air, see oli nagu see star of the evening. Ma sellest ei tea midagi, ma süvenesin ainult nendesse prillidesse ja olen kuulanud 1,5 podcasti. Mis podcasti sa kuulasid? ATP? Kuulasin Today Explained'i osa, mis käsitles seda teemat ja siis hakkasin kuulama ka vist oli Motley Crue Money podcast, mis... Okei, ühesõnaga sa ei ole kuulanud süükste nagu klassikaliste Apple'i nagu kajastajate podcasti, vaid pigem nagu... Okei, see on väga huvitav, ma olen just pigem kuulanud neid inimesi, kes räägivad ka igast väiksemast uuendusest ja arendusest Apple'i maailma. Kas ma ütlesin Motley Crue Money ise? Midagi süükest. Et siis oleks just nagu podcast selle bändi rahaasjadest, aga tegelikult see podcast oli Motley Fool Money. Jaa. Hästi. Seda ma nagu ka kuulasin natuke. Aga Motley Crue Money oleks ka huvitav podcast. Kindlasti. Lemmi raamatupidaja käib Exceli tabelit läbi ja räägib, mis... Motley Crue ei ole Lemmi. Ei ole või? Ma ei tea midagi. Motorhead on Lemmi. Issand jumal, ma näitan selle pilti Motley Crue'st, siis sa saad aru, kui palju sa oled eksinud. Kui jõhkralt sa oled eksinud. Kas see on kõige rängem viga, mis ma olen teinud meie saate? Ma ei tea. Ma olen teinud hullemaid, mul on tunne. Ma usun ka, et sa teinud hullemaid, aga lihtsalt, et sa teaks nagu mis... Ei, ma tean, kes on Lemmi, sa ei pea mulle näitama. Ma ei näita sulle Lemmi pilti, ma näitan sulle Motley Crue pilti, et sa saaks aru, kui palju sa eksid. Et nagu Lemmil ei ole nagu mitte vähimatki seost Motley Crue'ga või sarnast suunda. Motley Crue nimetati kunagi bändiks, mille mehed on ilusamad kui enamus naised või ütleme naiselikus mõttes ilusamad kui enamus naised selles Las Vegas Stripil. Okei. Ma ei tea, miks need kaks bändi mu peas kokku sulasid. Sellepärast, et nendel mõlemal on see heavy metal umlaut, on see O peal need täpid, vaata. Vaat sellepärast ja mu aju lihtsalt sulatas need kaks väga kohutav, bändi nime kokku. Väga halb, väga kurb. Vabandust. Hästi, ma üritan sellest üle saada. Anyway. Pole ammusid nii endast väljas näinud. Lemmi ei kandnud make-upi minu mäletamist mööda, vähemalt mitte väga. Kas need vuntsid ei olnud make-up või? Ei olnud. Ühesõnaga kui tunne, et saate see läbi lausa selle väikse prohmaka pärast. Mina olen kuulanud pigem neid Apple'i kajastajaid ja vaatasin ka seda üritust, mitte küll tol õhtul, kui ta linastus või kui teda laivis esitleti, aga vaatasin hiljem järgi ja vaatasin ka paari videot, näiteks MKBHD jõudis juba päris põhjaliku käsitluse ja video teha ja tema on üks neid inimesi siis väljaspool Apple'it, kes on saanud ka neid prille päriselt proovida ja sai umbes, ma ei tea, 20 minutit vist neid kanda.
ja neid on veel mõned ajakirjanikud said sinna Apple'i spetsiaalsesse ruumi ligi, kus oli väga kontrollitud tingimustes, siis oli võimalik neid katsetada. Ja see on nii huvitav, et kohe pärast seda üritust, see on natukene ka vist Apple, see kunagi räägiti Steve Jobs reality distortion field, eks ole, et kui sa seal kohal vaatad seda Steve Jobsi sellest kõigest rääkimas, siis sul on siuke tunne, et see kõik ongi täpselt nii uskumatult ilus ja hea ja vägev. Ja natukene mul jäi siuke tunne selle headsetiga ka, et kui ma olin selle kõik ära vaadanud, siis ma mõtlesin, vau, et no nüüd muutus maailm. Kuidagi nagu siuke tunne oli, et nüüd tuleb see virtuaalreaalsus või see, täpsemini siis see nagu mixed reality või täiendatud reaalsuse, liitreaalsuse tulevik, mida on ju palju lubatud ja kaua oodatud, et nüüd see on nagu esimest korda siukses nagu päris seadmes, mis päriselt ka nagu pakub esimest siukest nagu kvaliteetset tulemust. Aga mida aeg edasi, seda nagu leigemaks mu tunded selles osas on vist nagu vajunud. Et ühest küljest ma olen nõus, et nagu mulle tundub, et see on esimene seade, kus see nagu tõesti tehnoloogiliselt nagu väga kõrgel tasemel ära tehakse. Et see kui terav see pilt on, et sa tõesti saad lugeda teksti seal maailmas väidetavalt nende inimeste järgi, kes on seda siis ka väljaspool Apple'it kasutanud, on tõesti, et sa saad võtta ette tekstifaili ja lugeda seal seda ja see ei ole ebamugav, nagu enamus virtuaalreaalsusega väidetavalt on. Ja ma pean ka tunnistama, et mul ei ole väga paljude erinevate virtuaalreaalsuslahendustega nagu kogemusi, aga ma olen kuulnud, et see on nagu siuke keerukus ja probleem. Et nad on sinna prillikandjatele spets retseptiga, Zeissi magnetiga kinnituvad lisaläätsed teinud, et nad on läbi mõtestanud silma nagu muna trackimise ülitäpselt ja sinu käe liigutuste trackimise ülitäpselt ilma, et sa panedki need prillid ette, sul peaks kõik lihtsalt toimima, ilma et sul oleks mingi hull hunnik veel lisavarustust. See on ülikõrgtehnoloogiline. Aga mulle lihtsalt tundub, et see nagu hind ja see, kui vähe see vist inimesi tegelikult nii väga huvitab, nagu üldises mõttes täna, et me oleme ikkagi omajagu kaugel veel sellest nagu tulevikust, kus asi nagu muutub normaalsuseks, et ta on ikkagi täna nagu siuke tech demo. Mulle tundub nii vähemalt. Jah, mul väga palju mingeid omi mõtteid ei olegi, ma olen lihtsalt mujalt kuulnud huvitavaid hinnanguid ja kommentaare ja üks neist tuli Rein Soobelilt, Puhata ja mängida podcasti Rein Soobelilt, kes kirjutas oma Facebooki seinale. Kes juhib ka ettevõtet Maru VR, kes peaks olema väga hästi kursis kõikide nende virtuaalreaalsusmaailma nagu arengutega. Ja ma olen käinud ka ühel teatrifestivalil ühel virtuaalreaalsel rännakul, mis oli osaliselt Reinu tehtud. Sai vaadata rabas ringi ja kuulata muusikat, need viiuli ja puhkpillimängijad vist olid seal puhkpillimängijad. Mõtlesin mängis Vaiko Epliku Soorebane. Ei, olid seal samas saalis, kus inimesed istusid niimoodi 3 seinas, mitte seinte sees, aga niimoodi on ju, saad aru, mis ma mõtlen, olid reas 3 seina ees vastas, istusid seina ääres 3 seinas ja mängisid pille ja siis samal ajal inimesed istusid seal saalis. Mitmes seinas nad mitmes reas olid? Ma arvan, et oli 3, võib-olla oli 2, aga tunne oli nagu oleks olnud 3. Hästi. Prillid, kõigil olid, ja ma ei mäleta, millised virtuaalreaalsusprillid meil peas olid, aga igal juhul saalis sai korraga olla oma 15 inimest või midagi sükest, 15-20. Kõigil olid prillid peas ja siis kuulasid kõrvadega seda live muusikat ja siis läbi prillida nägid neid erinevaid kauneid rabavaateid. Aga Rein kirjutas siis, et huvitav on see, kuidas Apple ka, kui hoolega nad valivad sõnu, mille abil nad neid tooteid siis müüvad või atraktiivseks või ihaldusväärseks räägivad. Näiteks on, et see ei ole juhus, et nad rõhusid just sellele, et see on selline hea seade, mille abil vaadata
pilte ja videoid. Et kui kõik need varasemad virtuaalreaalsus seadmed, prillid on pigem keskendunud nagu muud tüüpi funktsionaalsusele ja hästi mängudele on palju pannud rõhku ja siis mingitele muud, ma ei tea, virtuaalturism ja metaversum. Jah, metaversum, et siis need kõik on ikkagi nagu palju rohkem siuksed nagu niši tegevused, noh, just eriti veel VR keskkonnas, samas kui pilte ja videoid tahab iga inimene vaadata, et siis siuke mingi väga keerulise tehnoloogilise seadeldise nii-öelda nagu maa peale toomine või nagu tavainimese jaoks arusaadavaks tegemine on see, mis Apple'il tavaliselt tuleb väga hästi välja. Ja noh, selle sõnumi kasuks räägib ka see igasugune pultide ja ma ei tea, hiirte ja klaviatuuride täielik puudumine, et sa paned need suusaprillid pähe lihtsalt ja see ongi kõik, mis sul on vaja. Ja teine huvitav kommentaar tuli podcastist Today Explained, kus ka mõtiskleti just nimelt selle seadme tähenduse või potentsiaali üle ja üks huvitavaid asju, mis sealt kõlama jäi, oli see, et see nüüd on, et esiteks Apple pole ammu midagi nii riskantset teinud. See asi on olnud töös väga kaua aega ja tegelikult see, et nad nüüd sellega nii ja veel nii kalli seadmega välja tulid, on ilmselge siuke risk ja nad praegu lihtsalt panustavad sellele, et kõik läheb hästi ja on selge, et seda ei hakata massiliselt ostma kohe, aga see on mingisugune statement või see on mingit sorti selline nagu jah, kuidas öelda, nagu, et nad lükkavad käima mingisuguse protsessi, mis loodetavasti nagu mingi 5 aasta lõikes võib-olla hakkab siis tagasi teenima ja üldse mingisugust nagu edu saavutama. Ja samas, kui see põrub, siis see on nagu väga suur löök Apple'ile, et nad ilmselt, ühesõnaga, see ei kujuta nagu nüüd mingit totaalset ohtu neile, sest et see nii kui nad iPhone'e toodavad, on kõik hästi, aga see oleks väga suur löök ja eriti oleks suur löök just nimelt Apple'i juhile Tim Cookile, sest et need prillid, need virtuaalreaalsusprillid on nüüd esimene seade, mis on nii-öelda nagu täiesti tema seade, sest et kõik muud Apple'i põhiseadmed, mida nad siiamaani iga aasta siis uuel kujul välja toovad, on veel siuksed legacy tooted, mis on tulnud kas Steve Jobsi nagu juhtimisajastust või siis Johnny Ive sulest nii-öelda. Oli Johnny Ive. See on siuke, Johnny Ive oli pigem see disainer, kes seda nagu keelt kujundas endal. Aga disaini keel on peale Johnny Ive'i lahkumist aga palju paremaks läinud, et nagu Johnny Ive nagu oma karjääri alguses Apple'is tegi nagu väga kihvt asju, mida aeg edasi rohkem see muutus nagu lihtsalt juba tüütuks. No ühesõnaga, see oli see, mida see kommentaator, ma ei mäleta, mis inimene see oli või mis kvalifikatsioon tal oli, aga ta ütles, et nagu, et kõik senised seadmed on kas Johnny Ive'i ja või Steve Jobsi pärand tegelikult ja see praegu on esimene hetk, kui Tim Microsoft midagi täiesti uut välja toob ja see saab olema tema selline pärand, ehk siis, et nagu päris palju on, nagu maine poolest on päris palju kaalul. See on selles suhtes huvitav. Jah, Tim Cook on väga tugevalt pushinud seda AR-i või seda liitreaalsust juba väga pikka aega. Et seda on näha olnud, sest need kõik asjad on olnud ju ka varasemates toodetes sees ja järjest rohkem tulnud. Ma arvan, et sa mäletad neid demosid, kus sa saad läbi oma tahvli või telefoni nii-öelda
nagu vaadata läbi kaamera midagi laua peal ja seal laua peal on mingid liitreaalsusobjektid ja asjad, vaata mida Apple on teinud, kõik see nagu tehnoloogia areng, mis on seal taustal teinud, kõik see objektide track imine, kõik see reaalaja protsessimine, kõik see on ju nagu kogu aeg nagu toimunud, nagu sa ka ise ütlesid, seda on hästi pikka aega arendatud. Ja hästi paljuski on näha, kuidas hästi suur hulk neid tehnoloogiaid, neid asju, mis mudelviisidel on nagu tulnud, on jõudnud siia tootesse ja arenenud selles tootes ja Apple tõesti on ainuke, kes nagu sellisel tasemel suudab selle kokku panna, sest neil on see kogu tehnoloogiline pipeline, neil on kogu see riistvara pipeline selleks olemas, enda silicon keep, enda protsessor, mida nad arendavad, mis võimaldab tuua nagu selle efektiivsuse nagu ülikõrgele tasemele. Neil on lihtsalt nii palju seda kogu pipeline enda käes, et tõesti, kui mõelda selle peale, et kes suudaks võtta kokku ja teha parima virtuaalreaalsus või liitreaalsusseadme, siis täna see suuresti on Apple. Parima selles mõttes, et kes suudab selle tehnoloogia nagu kõige kõrgemal tasemel kokku panna, seal on mitu väga sellist nagu, sellist asja, mis tõesti nagu vau, et need asjad on suutnud kokku panna, aga see on ka väga kalkuleeritud risk selles mõttes, et see nimi Vision Pro ütleb päris palju, see on see esimene nagu iteratsioon, see on see seade, mis ei ole mõeldud kellelegi muule kui nendele üksikutele fännidele, arendajatele, tõenäoliselt meie ja 90% inimesi, kes sellega kunagi kokku puutuvad sellega kokku mingis demokeskuses, kas Apple endamas või siis sellises, kus need kokku ostetakse siis inimestele kogemus või elamuse või mille iganes nagu pakutakse. Ja see Pro tähendab ka seda, et tulevikus tuleb näiteks SE versioon sellest, mis on nii-öelda laiemale avalikkusele ja maksab võib-olla 800 või 1000 või midagi sihukest $. Ja on juba märksa kätte saadavam, aga see eeldab seda, et inimesed tegelikult päriselt ka selle virtuaalreaalsusmaailma nagu teemaga kaasa tulevad. Ja see muutub piisavalt levinuks ja laia tarbekaubaks, et see nagu toimib. Sest selles nohikute maailmas on sammu nagu teema, et inimesed mängivad Beat Saberit ja kasutavad, tegelikult on päris levinud, et kui sa oled täna sihuke arvutinohik ja sul on natuke raha, siis sul on mingisugune väike VR headset kuskil kodus ja sa, ma ei tea, Oculus Quest või mida iganes. Ja sellele panustab kõvasti ka Meta või siis nii-öelda Facebooki emafirma, et muuta seda metaversumit ja virtuaalreaalsuses toimetamist, töötamist, elamist nagu mõistlikuks. Mina olen virtuaalkoosolekutest kohutavalt väsinud ja ma üritan vältida neid Teamsi kohtumise asju väga tõsiselt ja eelistan inimestega ühes ruumis päriselt kohtuda, aga sinul näiteks enda tööl seda võimalust ei ole, kas sa kasutaksid sellist asja töö mõttes, kas sul oleks kasu sellest, kui te oma kohtumised selle asemel, et seda veebikaamera ja ekraani vahendusel teeksite, et te paneksite kõik need prillid ette, oleksite justkui ühes ruumis, kas see aitaks sind? Ma arvan, et kokkuvõttes on õigus jällegi sellel Today Explained'i saatekülalisel, kes ütles, et mitte kellelegi ei meeldi pikalt kanda suusaprille. Et see on lihtsalt ebamugav ja see on väsitav ja seni, kuni need prillid ei ole sama mugavad kui lihtsalt harilikud prillid, ei ole väga lootust, et inimesed nagu pikalt viitsiksid istuda VR-prillid peas ja ma arvan, inimesele ei meeldi 8 tundi tooli peal istuda, see on ebamugav, aga me teeme seda sellepärast, et töö eeldab seda. No jaa, aga praeguse seisuga ju see koosolekute pidamine või mis iganes FaceTime'i kõnede tegemine nende prillide abil on ka, see on natuke nagu sihuke gimmick või sihuke nagu võib-olla mõnda aega lõbus sihuke funktsioon, mis nendel prillidel on, aga mis pika peale võib-olla muutub tüütuks. Just see, et inimesed ei näe su päris nägu, vaid näevad mingit nagu elulähedast animatsiooni su näost. Ma ei tea, et see on, videokõnedes on ka vahel lõbus, kui inimene paneb krokodilli näo endale päris näo asemele, on ju mingisuguse siukse filtrina, aga see on mingi 5 minutit lahe ja siis sealt edasi sa rohkem ei viitsi ju seda vaadata.
Ma olen kuulanud ühte podcasti Cortex, kus need siis CGP Grey ja Mike Hurley räägivad omaenda nagu brändi ja ettevõtte loomisest ja nad on viinud oma koosolekud üle siis Meta sinna koosolekute platvormi virtuaalreaalsusprillidega. Ja nad rääkisid päris pikalt sellest kogemusest ja miks nad seda otsustasid teha ja kuidas see toiminud on. Ütleme nii, et see tehnoloogia on veel väga varajases arengujärgus, see on hästi palju veel probleeme. Aga, ja nemad ei kasuta selliseid, Meta ei kasuta selliseid elulähedasi avatare või nii-öelda digitaalseid representatsioone, vaid just selliseid natukene multikalisi ja seal saad olla või valida, kes iganes sa tahad olla. Ja nad ütlesid, et see on nagu oluliselt parem kui teha koosolekut läbi veebikaamera nagu Zoomis või Teamsis. Okay. Et see on nagu, sa tunnedki, et sa oled nagu inimesega samas ruumis, sul on nagu ettekujutus tema liikumisest, käitumisest, kuhu poole ta vaatab, kas ta jälgib sind parasjagu, kas ta vaatab midagi kuskil kauguses, et mõelda, sa saad viidata, suunata, nagu sa saad nii palju rohkem oma kehaga teha asju, mida sa ei, nagu, ja sul ongi päriselt siuke tunne, et sa asud, mingisuguses päris ruumis teise inimesega, kuigi see ruum on virtuaalne, aga te mõlemad olete seal. Ja ma kujutan ette, et nagu sellest Metast veel paar sammu edasi oma täpsuselt ja tehnoloogiliselt tasemelt on just see Apple enda seade ja ma ütlen, mina kujutangi ette, et nagu see Reinu mõte oli tegelikult väga markantne, et ja see mängimine ei ole enamus inimeste jaoks, ta võib olla see, mida sa õhtul niisama vahel teed ja ta on väga tore ja samamoodi, ma ei kujuta ette, kui paljud inimesed väga hakkavad läbi selle nagu filme vaatama, et sa tõesti pead jälle mitmeks tunniks ette panema, et seda filmi sellega vaadata õhtul mingisugusest, kuigi see demo, mis nad näitsid, et ma lähen kuhugi justkui mägede tippu ja siis keset ööd nagu pimendan kogu selle nii-öelda nagu ruumi enda ümber, siis manan enda ette mingi meeletult suure ekraani ja vaatan seda filmi, see tundub päris lahe kogemus. Aga see ei tundu nagu see, enamasti ma vaatan telekat diivanil lösutades, sest see on mugav. Eks ole, ma ei taha nagu mingit hullu kogemust, ma tahan puhata ja vaadata midagi lolli. Et seda see ei asenda, aga töö mõttes ja siukse nagu asjalike asjade mõttes ta tundub mulle nagu küll väga tõsiselt võetav töövahend. Ja ka ruumis lihtsalt asju paigutada. Yeah. Nagu kui sa oled ka teiste inimestega ruumis ja kõik annavad neid prille, te saate manada siia ruumi ka lisaks füüsilistele objektidele, mis siin on, virtuaalseid objekte ja paigutada neid ringi, siis see annaks ka tegelikult väga palju mingitele tööviisidele juurde, kas või sinu seesama Disco Elysiumi töö, kui sa oleksid saanud neid tegelaskujusid animeerida, liigutada, tõsta, tuua füüsiliselt kohale sellesse ruumi, kus te olete, kui palju see oleks võib-olla aidanud nendel näitlejatel, nende poosist, nende olekust, nende iseloomust nagu aimu saada. Ma ei tea, kas ta oleks aidanud, aga see on näiteks üks võimalus. Ja ma arvan, ma saan aru jah, sellest näitest iseenesest, et mingites olukordades see oleks kindlasti abiks. Disco on selles mõttes, see oli just selline mäng, kus tegelikult see ei olnud nii oluline, sest et kes ei ole näinud seda mängu, siis seal väga palju ei ole animeeritud tegelaste, ma ei tea, näoilmete muutumist ja keha hoiaku muutumisi ja nii edasi, et seal on see tekst nagu peamine. Ja sellepärast ei olnudki vaja nii väga seda ekraani vaadata või seda tegelast, aga mõne muu mängu puhul ma kujutan, et jaa, täiega, või üleüldse see, mis sa kirjeldasid praegu Cortexi tüüpide koosolekute puhul ja kuidas sa kirjeldasid seda mingis ühises ruumis virtuaalsete objektidega mässamist, see kõik kõlab tegelikult väga lahedalt ja ma arvan, et mulle meeldiks see väga, nii et sa praegu müüsid mulle täiega maha selle idee. Ja kõiki neid väljavaateid või võimalusi on ju varemgi tegelikult kirjeldatud, see ei ole miski, mis nüüd Apple'iga on tulnud. Ei, loomulikult. Need on täpselt need asjad, mida on alati räägitud ja mida räägiti ka siis, kui Facebook muutus Metaks ja Zuckerberg tegi selle kummalise presentatsiooni, kus ta samamoodi näitas, kuidas sa saad teha endale oma virtuaalse avatari ja hängida ringi teiste virtuaalsete avataridega ja ajada asju, on ju.
ma arvan jah, et kui see lõpuks kõik toimib ja kui need prillid on mugavad ja nende aku ei kesta ainult 2 tundi ja see aku ei pea tolgendama mingi kaabliga nende prillide küljes ja nii edasi, et kusjuures see on minu meelest päris tark, sest vaata üks põhjus, miks see raske on sul peas, on see, kui seal peab veel mingi aku ka olema, kui sa selle aku lihtsalt nagu mugava kaabliga kui taskusse viid. Tundub nagu mõistlik. Ei, absoluutselt, jaa. Aga noh, jällegi, praegu see esimese põlvkonna mudel on ikkagi väga kehva akupidavusega, eriti kui, ja see on miski, mille Rein tõi välja ja mida teisedki on maininud suure miinusena, et kui sa reklaamid, et see seade on filmide vaatamiseks mõeldud ja samas ütled, et aku kestab 2 tundi, siis sageli peab ilmselt film jääma pooleli või siis seal on, ma ei tea, võimalus ilmselt panna lihtsalt seina stepslisse need prillid samal ajal, kui sa neid peas hoiad või midagi sellist, aga see on nagu totakas. Jah. Aga ma saan aru, et kui nad oleks saanud paremini, siis nad oleks teinud praegu paremini. Ma ütlen, et see on tõesti täpselt ka see hind. See näitab seda, et nad läksid maksimumi peale välja, et see oleks võimalikult hea tech demo. Et et see on nagu parim, mida nad suudavad nagu mõistlikkuse piires teha ja sellest ka see hind, et ma usun, et suurem risk oleks olnud see, kui nad oleksid tulnud selle esimese mingi $800 kuni $1000 variandiga välja. Et see ei oleks olnud piisavalt nagu impressive, see oleks olnud piisavalt Apple'i selline nagu Apple'i see Magic Dust Sprinkling, et vaata, nende see teema ju kogu aeg ongi, et kõik teised on ka tegelikult sarnaseid asju, et Apple teeb lihtsalt nagu selle oma nõksu sinna juurde ja kasutab neid õigeid sõnu, et seda rohkematele maha müüa ja nagu vähem tehniliseks muuta ja rohkem nagu inimesele arusaadavaks teha kõike seda asja, et nende nagu lähenemine selles mõttes toimib, aga ma arvan, et nad pididki selle tulema välja nagu selle kõige võimalikult kalli, võimalikult kvaliteetse, võimalikult tipptasemel variandiga. Et see kõik olekski nii läbimõeldud, nagu nemad seda suudavad pakkuda. Aga seal oli üks väga imelik asi selles demos, ma ei tea, kas sa panid seda tähele, seda kõik on välja toonud. Ma ei ole seda demo vaadanud, ma olen ainult inimeste nagu mõtteid. Ma eeldan, et nad tõid selle välja, et isa vaatab lapsi, on perega, kui seda sünnipäevatorti et lapsed puhuvad sünnipäevatordid küünlaid ära ja isa vahib neid see nagu suur suusaprillide set peas ja filmib neid sellega, et see lihtsalt on fucking creepy. ja seda mainis ka Today Explained'i saatekülaline öeldes, et see, et sa näed ainult selle inimese silmi, mis on kuvatud sinna nende prillide... Virtuaalselt manatud sinna nende prillide pealmisele kihile ja sa suhtled sellise inimesega, et see on kas sisenemine mingisse väga düstoopilisse ajajärku või siis on millegi väga ilusa ja uue algus, et praegu on veel ebaselge, et kumb see hakkab olema. Issi, miks sul need suusaprillid peas on? Oota, ma filmin. Aga ja ta ütles ka, et palun, ärge vaadake oma lapse sünnipäeva läbi nende fucking prillid. No vaata, see on see teema, mida nad üritasid müüa, et siin on sisse ehitatud ka väga-väga kvaliteetne stereoskoopiline kaamera, ehk siis nüüd tulebki see nagu 3D video, et sa saad nende prillidega filmida seda 3D videot ja täitsa tõenäoline on, et ka tuleviku iPhone'id näiteks hakkavad sisaldama kaameraid, mis võimaldavad selliseid asju filmida niimoodi, et sul tekibki see 3-dimensiooniline video, mida sa siis hiljem nende prillidega vaadates, sa saad jälle nagu ruumiliselt kogeda, nii ruumilise heli kui ka ruumilise siis pildiga. Ja muidugi see kõlab nagu see seade saab olema ka väga oluline pornotööstuse arengule. Ma just mõtlesin et see on nagu järgmine selline... No virtuaalreaalsust pornos on juba kasutatud enam-vähem sama kaua, kui esimesed virtuaalreaalsusseadmed on olemas. Aga mida kättesaadavamaks ja kuidagi lihtsamini kasutatavamaks need muutuvad seda, et Apple'il on vaja saada pornotööstus ka endaga kaasa. Ma ei tea, kas Apple tahab seda, nad esimesena võtsid Disney parda näiteks. No muidugi pealispinnal nad võtavad Disney, aga tegelikult salaloots on see, et kui porno tõmbab nagu asjad käima, et siis läheb ka äri õitsele. See on, kahjuks on nii, et sõda ja porno viivad ikkagi teadust ja ühiskonda. Ma ei tea, sõda on kurb asi, aga ma ei tea, kas ma ütleks kahjuks porno või nagu selles suhtes,
noh jaa, seal on väga palju eetilisi muresid ja see, kas neid nii-öelda seal tegelevaid inimesi koheldakse õigesti ja väärtustatakse ja kõik nende heaoluga seonduvad küsimused on muidugi olulised, aga kuni kõik on väga õiglaselt hästi ja inimsõbralikult tehtud, siis see ei ole ju otseselt nagu negatiivne tööstus. Ja ma ütlesin ka natuke valesti, ma ei tahtnud öelda, et sõda ja porno viivad teadust ja ühiskond edasi. See ühiskonna edasiviimine on ka natuke siuke järelmõju, et kui tehnoloogia areneb, siis loodetavasti, kui sõda on läbi ja linnad on uuesti üles ehitatud ja inimesed on kuidagi nagu toibunud psühholoogiliselt, siis nad saavad kasutada paremaid seadmeid oma elu elamiseks, aga see Euroopa hind on päris kallis. Sündis ju sellest, et me ei taha kunagi tagasi minna aega, kus Euroopa riigid sõdivad omavahel ja kindlasti võib öelda, et Euroopa Liit on viinud ühiskonda oluliselt edasi, nii et sul on selles osas õigus. Kas porno on viinud oluliselt ühiskonda edasi? Seal, kindlasti on võimalik ka seda argumentatsioonikäiku kuidagi läbi mõtestada. No 3D porno kindlasti viiks. Jah, sest et seda kindlasti. Seda kindlasti. Sellele kirjutame alla. Kuidagi argumenteerida, aga ütleme siis nii. Jah, on meil veel mõtteid selle Mulle meeldib see mõte, et tuli välja see 15-toline MacBook Air, sest see on nagu väga hea mõte ja tuli väga õiges nagu hinnaklassis ja kuidagi nagu väga siuke ihaldusväärne arvuti järsku. Ja mis nad veel seal välja tõid? Uue Mac Pro, mis sisaldab siis ka seda M2 protsessorit, mis kuidagi muutus kohutavalt mõttetuks arvutiks selle Mac Studio kõrval. Need ei huvita ma neid asju ei ole üldse jälginud ja mind juba aastaid ei huvita, mis arvutid neil välja tulevad. Mind vaevalt huvitab veel, millised telefonid välja tulevad, aga ka ainult natuke. Nii et nad lubasid korda teha Apple'i selle, eriti just iPhone'idel selle autocorrecti mure. Ma ei teadnud, et isegi on mingisugune autocorrect. Sa oled kirjutanud ju tekste, ma eeldan, et sa oled ka näinud, et need autocorrect tihti eksib. Mul on see välja lülitatud. Okei. Siis tõesti, minul on nagu konstantseid probleeme. Ja see on hästi levinud ja alati, kui Apple nagu räägib, et nad on nüüd korda teinud, siis asjad lähevad tõenäoliselt ainult hullemaks. Ja kõige lahedam on see, et Craig Federighi, kes on minu jaoks nagu see Apple'i, nendest kõikidest Apple'i juhtidest see lemmik ettekandja, lemmik nagu see nagu presentatsioonide tegija, ta on nii hea tegelikult, ta on nii loomulikult ja nii mõnusalt teeb seda. Tal oli 2 kohta seal ettekandes, kus ta viskas nagu Apple'i üle nalja. Ja üks oli see, et for those times when you just want to write the ducking sentence. Et siis oli, et meil tuleb nagu uus tehnoloogia, mis autocorrecti parandab. Ja teine oli see, et ma ei tea, kas sa seda oled tähele pannud, aga kõikides teistes seadmetes on võimalik seada korraga mitu taimerit. Näiteks kas või need köögiabilised, mis Amazon on teinud, need mingid Alexa seadmed. Et sa saad panna nagu 4 erinevat taimerit, et 2 tunni pärast võtta kookkahjust välja, tunni aja pärast on sul see, ma ei tea, tarretis juba ja midagi sa saad nagu mitu taimerit panna korraga käima. Apple on alati lubanud ühte. Ja siis ta tõi välja, et näed, et nüüd saad nagu mitut, and you can even add multiple timers. What a world we live in. et need olid nagu siuksed toredad hetked, kus ta nagu korraks viskas nalja Apple üle, aga mõtlen, ta alati ongi siuke nagu keda nagu siuksed asjad huvitavad, otsige YouTube'ist üles või ma võin selle saate märkmetesse panna selle supercuti kõikidest nendest naljadest, mida Craig Federighi on laval teinud, see on tegelikult väga naljakas. Cool. Tal näiteks tegi seda, et mingi hetk tuli Apple'il välja selline tehnoloogia nagu Metal, mis on nende siis selline nagu 3D graafika standard, nagu OpenGL minu meelest, midagi sinna kanti, et siuke sellega või DirectX, et nendel on Metal. Ja siis iga kord, kui ta ütles Metal laval, siis ta tegi seda nagu Devil's Horn oma käega. Ja mõtlen, ta on nagu muhesepik, ütleksid noored tänapäeval. Muhesepik? Jah, muhesepik, ütleksid noored tänapäeval. Mis noored?
muhesepik? kas ei ole sellist väljendit kus niimoodi räägitakse? Keegi on mulle öelnud muhesepik. Muhesepik. mitte et minu kohta, aga lihtsalt keegi on kirjeldanud kedagi sõnaga muhesepik. Vau, ma kas tead, Ivo, mu elus on toimunud suur edasiminek. Võib-olla mäletad, et ma olen viimased 6 aastat mänginud põhimõtteliselt ainult ühte mängu, mille nimeks on The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sul oli vahepeal mingid teised mängud, millega sa ennast piinasid? No ma liialdan. Loomulikult ma tegelikult mängisin muid asju ka, aga kui teised inimesed, kaasa arvatud sina, mängisid Breath of the Wildi lõpuni üsna ruttu pärast seda, kui nad olid selle endale hankinud, siis mul võttiski see umbes täpselt 6 aastat aega, pikkade vahedega vahepeal, aga siiski 6 aastat. Ja ma võtsin selle asja käsile sellepärast, et välja tuli järg Tears of the Kingdom, mis tundub, et on selle aasta üks kõige olulisemaid, kui mitte kõige, no oluline on imelik sõna, mida kasutada, ütleme nagu üks kõige enam elevust tekitavamaid uusi mänge, on ju. Ja võib vabalt juhtuda, et okei, ma ei hakka suuri ennustusi tegema, ma hakkasin ütlema, et selle 10. üks nagu selliseid tähelepanuväärsemaid. Kuigi kõhutunne ütleb, et ju see ikkagi seda on, sest et seda juhtub ikka väga harva, et midagi nii erilist ja meisterlikku välja tuleb. Ja Tears of the Kingdom vähemalt esimeste tundide põhjal hinnates ikkagi on väga suur saavutus ja jälle siuke väga põnev edasiminek. Mingid inimesed on juba nurisenud, et see on nii sarnane Breath of the Wildiga ja et nad lihtsalt lisasid sinna mingeid asju juurde ja nii. Aga siis üks mu mänguarendajast hea kolleeg ütles ka, et see inimene, kes niimoodi ütleb, ilmselt ei tea mängu tegemisest eriti midagi ja ta ei anna endale aru, et kui sa nagu võtad eesmärgiks stuudiona iga oma uue mänguga totaalselt uuesti leiutada selle mängu põhimehaanikad ja reeglid ja füüsika ja kõik, siis see on põhimõtteliselt parim viis, kuidas oma meeskonda tappa. Ja. Et tegelikult nagu mõistlik viis edasi toimetada on arendades olemasolevat lugu ja maailma ja mehaanikat edasi ja vaadata, mis potentsiaal sealt veel avaldub, enne kui on põhjust päriselt edasi liikuda ja midagi totaalselt muuta. Eriti kuna esimene kord, kui sa millegagi välja tuled, nagu see ongi tõesti groundbreaking ja kõike muud, aga ilmselt see ei saa olema parim iteratsioon sellest, mida sa teed. See esimene variant ei saa olema tõenäoliselt kõige-kõigem. Jaa, et ühesõnaga, ma tahtsin väga Tears of the Kingdomit mängida, ma tellisin isegi siukse collector's edition, endale siukse suure karbi, ma saatsin vist sulle ka pildi sellest ja said omale Zelda luggage tagi. Jah, sain selle ja igast muid asju, Zelda rinnamärke ja kunstiraamatu ja siukse metallist plakati, mille saab magnetiga panna kuskile külmiku külge näiteks või midagi. Ma ei tee seda, sest mulle ei meeldi see pilt, aga olemas see mul nüüd on ja ma tahtsin väga hakata mängima, aga mul oli Breath of the Wild lõpetamata, nii et ma hullult põnnitasin, et see niimoodi ilusti ja põhjalikult läbi teha ikkagi. Ja pärast, kui ma vaatasin, siis ma nägin, et mul ongi Breath of the Wildi mänguaeg kokku kuskil 250 tundi, mis on minu jaoks suur saavutus. Ma tean, et see on paljude inimeste puhul harilik, et neil on mitusada tundi mingit mängu mängitud. Ma tean, sa oled rääkinud Stardew Valley kohta, kuidas sul on seal juba, ma ei tea, kui palju? Ikka mitusada, ma ei teagi enam täpselt, sest ma olen seda jaganud Steam'i ja Switchi vahel ja ma pole ammu vaadanud, palju mul kummaski on. Ja mul on siuke tunne, et üks teine mänguarendaja
üks päev ütles mulle, et ta on mänginud Rocket League'i, kas see oli 4000 tundi või? See oli mingisugune siuke nagu uskumatu number. See oli selline number, mille puhul ma mõtlesin nagu, et see ei ole ju nagu see ei ole ju päris või noh, et kas inimene elab üldse nii kaua. Mõtlesingi, et ma tahaks nagu teada, kui palju nagu päev arvuta, mitu ööpäeva see on. Tundi. Tead, kuidas peab arvutama seda või? Jaa. Kus sa tead seda? No, kas sa õppisid matemaatikat ülikoolis? Ma jagan 4024-ga, see on 166,6. 166 ööpäeva. 166 ööpäeva, jah. Nii et tegelikult, kui ta oleks mänginud, ütleme, 12-tunnist... Ütleme 8 tundi päevas, eks ole. 8 tundi päevas, see on 500 päeva. Mis ei olegi nagu tegelikult rets, kui sa nagu mõtled selle peale, et Rocket League on tegelikult päris mitu aastat väljas, kui sa iga päev mõned tunnid mängid. Jaa. Jah. Tehtav. Aga absurdne ikkagi. On tõesti absurdne. Ja siis ta ütles, et tal on teisi multiplayer mänge veel, mida ta on mänginud natuke vähem, aga ka hästi palju. Jah, et see ei ole ainus asi, mida ta mängib konstantselt. Ühesõnaga 250 tundi on selle kõrval olematu number, aga minu jaoks suur saavutus ja saavutus just nimelt sellepärast, et see ei ole mingi oluline asi mu jaoks, et mitu tundi ma mingit mängu mängin kokku. Pigem mängud väsitavad mind ära kuskil lõpu 3. või 4. Mul on alati lõpuks tekib mingi küllastumus ja siuke tunne, et okei, see võiks nüüd läbi saada. Oli lõpus, kas sa mängid need mängud lõpuni? Mulle meeldib mängida lõpuni, jah, kui ma ikka juba olen nagu sisse hüpanud ja seal miski mulle päriselt meeldib. Ma ei mängi igat mängu lõpuni, aga ikkagi kui vähegi midagi on, mida ma tahan seal nagu näha või uurida, siis ma püüan mängida lõpuni. Ja see, et ma Breath of the Wildi olen 250 tundi mänginud ja ikka veel ei ole tüdinud sellest, see ikka oli veel kord üks kinnitus mulle, et tegu on parima mänguga, mida ma olen elu sees mänginud. Lõppkokkuvõttes lihtsalt elu lemmikmäng. Mul oli au vahepeal ka osaleda Briti GQ maailma ajaloo 100 parima mängu valimise sükses žürii on palju öeldud, sest et küsiti umbes, ma ei tea, 400 inimeselt või midagi sellist, et see ei ole nagu žürii, on ju. Aga küsiti ühesõnaga erinevatelt mängutööstuses tegutsevatelt, erinevatelt mängutööstuse inimestelt küsiti siis nende isiklikku sellist top 10. Ja minu esikohale jõudis Breath of the Wild ja üllatus, selle GQ küsitluse top 100 esikohale jõudis samuti Breath of the Wild, mida mul oli suur rõõm näha. Nii et see ei ole ainult minu isiklik arvamus, vaid väga, väga paljud inimesed maailmas on uskumatu mäng. Armastavad Breath of the Wildi lihtsalt lõputult. Ja Tears of the Kingdom, see on nii huvitav, et ühest küljest ma kuidagi nagu kurnasin ennast nii ära selle Breath of the Wildi lõpuni mängimisega, kuigi see oli lõbus, et Tears'i juurde jõudes mul on siuke tunne, et ma tegelikult tahaks midagi vahelduseks midagi muud mängida. Aga samal ajal ma tunnen, et see on nii hea mäng, Ivo, see on nii hea mäng, see on nii huvitav edasiarendus ja see on täpselt piisavalt teistsugune võrreldes Breath of the Wildi. Piisavalt sarnane ja piisavalt teistsugune Breath of the Wildiga võrreldes, et tõesti ongi selline tunne, et see on mingisugune järgmine samm, see on mingi edasiminek ja eriti olles värskelt tulnud Breath of the Wildi pealt, mul on natuke siuke tunne, et ma oleks nagu ära surnud ja siis taevasse saanud. Et see on kuidagi nagu, et mingi asi, mis juba oli nii totaalne ja eriline, sai läbi ja nüüd on sealt veel, et seda on võimalik veel kuidagi tõsta ülespoole ja leida sealt veel mingisugune seni avastamata maagia üles. Täiesti müstiline, mida nad on suutnud teha. Ma räägin praegu seda ainult esimeste tundide muljete põhjalt, et eriti täpne olla, ma ei ole isegi nii-öelda selle tutorial nagu sissejuhatus piirkonnast. Tutorial Island. Jah, välja pääsenud. Just enne siia sinu juurde tulekut ma olin teel selle ukse juurde, et sealt minna. Aga noh, ma olen kuulnud ka ühte Polygoni ajakirjaniku rääkimas, kuidas ta sai selle mängu
paar nädalat enne selle mängu väljatulekut kätte, et ta saaks kirjutada review, eesti keeli arvustuse ja ütles, et tal on nüüd mängitud seda mängu kuskil 70 tundi ja ta ütles, et I haven't even scratched the surface. Ehk siis nagu tegu on ilmselt veel pikema mänguga kui Breath of the Wild, oleneb, mismoodi sa seda mängid, Breath of the Wildist oleks võinud ka tegelikult kohe alguses juba joosta sinna lossi ja lõpetada see asi ära, et YouTube'is on palju videoid selle kohta, kuidas inimesed niimoodi teevad, et see ei ole tingimata mäng, mida sa pead mängima mitusada tundi, sa võid ka aga see on mäng, mida on võimalik mängida. Aga sa võid seda mängida reaalselt 6 aastat ja ikkagi mitte ära tüdineda ja Tears on ilmselt nagu veel lopsakam, veel mahukam lisandus sellele kõigele, nii et ma olen õnnetipul, kui ma mõtlen selle mängu peale, et ma saan seda mängida, et see on nüüd olemas. Ma olen natukene kahe vahel selles osas, et kuna ma olen mingeid arvustusi vaadanud, kui palju nagu ma ütlen, et mitte sul spoilida või kellelgi teisel. Mitte story mõttes, aga mängumehaanika mõttes, kas me võime kõigest rääkida, mida me teame või? Mina ei ole mänginud seda üldse. No... Kas mängumehaanika teadmine, mida sa ei pruugi täna teada, rikuks sinu jaoks kogemust? Natuke, aga samas ma arvan, et mis see siis olla saab nii väga, ühesõnaga, kui see on mingi story teema, siis ära maini seda. Mitte story teema. Aga mehaanika osas. Ma saan aru, et nüüd selles, et see kaart suuresti on esialgu nagu sama või see maailm, kus see toimub, on põhimõtteliselt sama, lihtsalt sa näed seda nüüd natuke teisel ajal. Ja mis on siis nagu juurde tulnud, on siis see nii-öelda, et sa saad minna üles taeva poole ja alla poole siis maa alla. Ja need maailmad on kuidagi mõlemal pool veel umbes sama suured. Et ta on just kui nagu mitmekordistunud see maailm, kus sa saad ringi liikuda ja see tundus mulle küll väga, väga huvitav ja kõik need uued mehaanikad, mis seal näiteks maa all toimetamiseks on välja mõeldud ja kuidas seal, et nad on nagu nii mitu kihti siia mängule, nagu otseses mõttes kihti juurde toonud. Et see tundus mulle tõesti ka väga põnev. Mulle ka meeldib see, et me oleme need mängujutud nüüd nagu saate lõppu pannud, nii et osad on kindlasti välja liitunud. Ei, kusjuures Zelda kohta ma võin küll seda öelda, et jällegi ma pean mainima podcasti Today Explained, seal on siuke väga vahva osa, mis tuli välja siis, kui Tears of the Kingdom välja tuli, ehk siis natuke aega tagasi. Seal on osa, kus räägib, see on seesama osa, kus see Polygoni ajakirjanik samuti sõna võttis, aga seal siis saate esimeses pooles võtab sõna saatejuhi üks endine kolleeg, sõber, kes on siuke 50-ndates eluaastates naisterahvas, kes absoluutselt ei pidanud ennast geimeriks ja ütles, et nagu, et mängud olid kõige kaugem asi üldse tema jaoks, viimati mängis enda teada mingit mängu, ma ei tea, 80-ndate lõpus, ühesõnaga täpselt siuke inimene, kelle sarnaseid on tegelikult nagu suurem osa maailmast täis, on ju, tõesti enamus inimesi, ma arvan, kellega ma räägin mängudest, ütlevad mulle sama, et ma viimati mängisin, ma ei tea, millal mingi lapsena nagu, et tavaliselt see elukene on inimestel selline ja siis see naisterahvas seal räägib, kuidas pandeemia ajal üks sõber muudkui rääkis talle Breath of the Wildist, sest et ta ise mängis seda ja see oli siuke sõber, kellega nad aeg-ajalt veetsid lihtsalt virtuaalselt aega koos, vaatasid mingeid filme koos ja nii, et oleks natuke vähem masendav olla. Ja lõpuks, kuna see sõber oli kogu aeg rääkinud sellest, siis ta kuidagi tundis, et aga ma proovin ja läkski, ostis endale Switch Lite'i ja Breath of the Wildi ja proovis mängida ja oli algul jube frustreerunud, et ma ei saa aru, kuidas ma seda tegelast pean liigutama, ma ei saa aru, mis see kõik oli siuke, et oli mingi teatud barjäär. Et nagu tegelikult tänapäevane mäng vajab nii palju lisa teadmisi, oskusi, kas või sellest, kuidas 3-dimensioonilises ruumis tegelast liigutad. Isegi kui ma vaatan, kuidas mu tütar õpib näiteks juhtima neid tegelasi, kes on 8, et see on alguses keeruline, päriselt, see on ebamugav ja nii.
aga see naisterahvas seal ka rääkis, kuidas see ebamugavus möödus kuidagi väga kiirelt ja siis järsku käis mingi klõps ja ta lihtsalt, see lummus võttis nii võimust, et lihtsalt see loodus oma liigirikkuses ja see pulbitsev lopsakas maailm seal, mis ei kohusta sind otseselt mitte millekski, see, kuidas sa isegi ei pea kellegagi võitlema seal, kui sa ei taha, sa võid lihtsalt käia, pildistada lilli, joosta kõrges rohus, ronida mägede tippudesse, vaadata päikeseloojanguid ja päikesetõuse, leida endale hobuseid, ratsutada ringi nendega. Leia omale hobuseid. Hold your horses. Ja taltsutada neid ja kõik. Ühesõnaga, et see kõik oli nii ilus kogemus ta jaoks, et ta totaalselt lihtsalt armus sellesse mängu. Ja on nüüd üks nendest inimestest, kes oli siis nagu nii tohutult elevil Tears of the Kingdomi väljatuleku eel, ja jällegi ma kordan, see oli inimene, kes arvas, et mängudel pole absoluutselt mingit kohta tema elus varasemalt, et Zelda Breath of the Wild oli mõnes mõttes tema elu esimene mäng üldse. Ja ta inimene, kes on 50ndates eluaastates, on ju. Et Tears of the Kingdomi väljatuleku eel võttis endale isegi 2 puhkusepäeva ja ütles oma ülemusele, et mu mäng tuleb välja, nii et ma nüüd olen paar päeva kodus. Ja seda oli nii äge kuulata lihtsalt, see oli nii tore. Ma saan aru, et ma kõlan nagu mingisugune, et mingi ususekti liige, kes on õnnelik, et üks liitus veel nüüd meiega, aga põhimõtteliselt ma arvan, et kui üldse, ma arvan, et neid mänge on väga vähe, mis niimoodi saaksid inimestele mõjuda. Ja ma saan aru, miks Breath of the Wild saaks olla üks nendest mängudest, mis saaks nagu inimesele näidata videomängude suurust, vägevust, ilu ja võimalusi, et mis selles meediumis on, mida reaalselt sa ei saa ei filmidest ega raamatutest ega muusikast. See ei ole tingimata parem kui need eelmainitud meediumid, aga see on lihtsalt teistsugune ja unikaalne täiesti omal moel. Nii et ma väga soovitan Ivo sulle Tears of the Kingdomit. See on hingepalsam, uus muusika, natuke uus koloriit ja siuke kunstiline touch, aga sama tuttav ilus maailm täiesti uuel kujul ja mingid täiesti absurdsed uued mehaanika asjad. Ma arvan, et tuleb aeg, kui ma seda mängin. Mul oli ka kusjuures Breath of the Wildiga see, et ma tõesti ostsin ta, mängisin umbes paar tundi, ei klikkinud üldse, me oleme sellest rääkinud ka siin saates ja siis ta jäi seisma mul mingiks aastaks ajaks, kuni ka siis, ma ei mäleta, see oli just pandeemia suvel, kui ma ta kätte uuesti võtsin ja siis nagu oli vägev ja lahe ja tore kogemus, nii et ma eeldan, et mulle väga meeldib see Tears of the Kingdom, aga ma ei tea, ma nagu ootan seda aega, kui ma jälle mängin. Ma praegu ei ole ühegi mänguga suutnud seda klikki nagu tekitada, hoolimata sellest, et mul on mitu mängu vahepeal olnud, mis mulle meeldivad, see Hogwarts Legacy, ma siiamaani, ma tahan seda mängida, ma lihtsalt ei mängi. Nii ta lihtsalt on. Ja paar sellist mängu on veel, et praegu pole vist lihtsalt õige aeg, aga see aeg tuleb ja ma usun, et siis ma mängin ka selle Tears of the Kingdomi läbi ja olen väga õnnelik selle kogemuse üle. Tulge meie sünnipäevale. Tulge meie sünnipäevale, see toimub Tartus seekord. Popkulturistid sõidavad Tartusse 30. juuni kell 7 õhtul. Oleme seal. Ja ootame teid.